Nii, järgmine sõnavõtt. Saaremaa põlisrahva valitud esindaja Kristjan Maara. Tänan ja tervitan Virumaa põlisrahvast ja kõiki, kes siia tulnud, eelkõige Virumaa põlisrahva esindajaid. Täna on selline sümboolne. Ja nii nagu mõni eelkõneleja siin juba ütles, seda natuke ette ka valmistatud. Tegelikult me nägime, et see fosforiidi kaevandamise hirm võib tulla. Ja nii nagu meile esivanemad on õpetanud, inimesed, kes elavad minevikuta, elavad tulevikus. Ja ma usun, et siin lisaks paljudele noortele, keda ma siin rõõmsalt näen, on hulk inimesi, kes osalesid ka eelmises fosforiidisõjas. Kes mäletavad seda aega? Nüüd on meil aeg oma kogemusi kasutada ja anda teatepulk üle noorematele, kellel on siis nüüd energiat ja tahet rohkem. Ja kui me vaatame, miks siis saarlased siin täna on. Nüüd me oleme elanud mõned aastakümned ajas, kus meie riigijuhid on meile väitnud, et vajadusel liitlased tulevad appi. Kes siis siia kaevandama tahavad tulla, et siis on mingisugused liitlased. Aga hetkel on nii, et virulased kutsusid appi teised Eesti maad ja rahvad. Meie olemegi liitlased. Ja tänase minu sõnavõtu sõnum teile ongi see, et virulased ei ole üksi. Me tuleme appi. Samamoodi ka teistel maadel. Saaremaal näiteks sooritati juba mitu müügitehingut saarlaste merealade maha müümiseks võõrastele. Ja sinna tahetakse siis rajada maailma kõige suuremat tuuletööstus. Me ei taha seda. Nii, ja kui me üksinda selle vastu peaksime seisma, siis mindud hakkama ei saa. Et me vajame virulasi kappi, et oleme. Neid samu ohte, mida siis läbi riiklike eriplaneeringute seaduste, mis alles hiljuti vastu võeti läbi suruti tänaste võimuerakondade poolt meie Riigikogus. Nähakse ette ainult üksikute inimeste kaasamine, keda see siis nagu öeldakse vahetult. Kaasamine tähendab seda, et inimene üksikisikuna võib siis avaldada oma arvamust, millega riik ei teadvustada. Põlisrahvaga on teisiti. Meie avaldame oma arvamust, kuidas riik peaks toimima ja kui ta ei toimi nii, nagu ta peaks. Ja kui need valitsejad ei kuula neid. Meil on kõik võimalused, mis üldse maailmas on. Võimalused arvesse tulevad, asutab, anna neid valitsused. Kui me koos seda tahame, siis seda ei saa. Võib-olla me oleme nii arvimud. Ütlen ühe asja veel, mis selgitab seda põlisrahvast algatust. Mina olen saarlane, öide, tihekommust. Loomulikult olen ma Eesti kodanik. Aga see, et me oleme ka Eesti kodanikud ja lisaks sellele leiame üles oma põlisrahva juured ja oma eneseteadvuses ja tegemistes lähtume oma põlistest esivanemate tarkustest, mis ulatavad aastatuhandete taga, see võimaldab meil edasi elada ka järgmisel aastatuhandel. Kui me lähtume mingitest lühiajalistest viimase aja ideoloogiatest, siis on kahjuks hukule määratud. Mis on siis võib-olla ettepanekuna? Me peame mingi variandi välja mõtlema, kuidas me siis edasi tegutseme. Me peame aru saama, et tõesti selle 1920. aasta kaardil, mis trükiti siis selleks, et meid rahvaste liitu vastu võetakse, meie riiklikku iseseisvust tunnustatakse, olid maad märgitud mööda kihelkonna piire ja meie esivanemad elasid siis üle 80% maal, pidasid ennast kihelkonna rahvasteks. Alles 100 aastat tagasi oli see nii ja linnades elas vähem kui 20% elanikkonnast ja nemad olid ka alles esimest või teist põlve linnas. Nüüd see olukord on muutunud. Nüüd on tõesti üle 80% on linnased ja väga väike osa on veel maarahvas.
aga ka linna koolinutel on veel võimalik oma esivanemate juured ja päritolu üles leida ja ennast põlisrahva esindajana määratleda. See protsess ongi nüüd käima läinud ja tegelikult see on ka see, mida me vajame. Me vajame, et need linna kolinud inimesed ennast samuti põlisrahva esindajatena määratleksid ja appi tuleksid. Seda on Virulased alustanud ja neil on teisi, meil on see protsess hästi käima läinud. Et kes veel ei ole liitunud, saab aru, et lisaks sellele, et olete Eesti Vabariigi kodanikud, on võimalik olla oma kohaliku põlisrahva kogukonna liige ja esindaja ja selle kaudu survestada siis tänast riiki tegema meile vajalikke otsuseid. Tänan, jätkame. Virumaa on Saaremaa selja taga.